Ukrainaga koos kasvab see jõud järjest tugevamaks. Pärast aastaid Venemaa lakkamatute drooniparvede talumist võib Ukraina armeel lõpuks olla salarelv, mida neil on vaja nende lõplikuks peatamiseks. Nüüd on kasutusele võetud Jedi tõrjedroon, spetsiaalne jahidroon, mis on loodud Venemaa õhuohtude otsimiseks ja hävitamiseks plahvatusliku tõhususega. Ukraina on aastate jooksul loonud igasuguseid põnevaid sõjalisi uuendusi. Aga Jedi kuulub täiesti omaette klassi, omades võimet muuta selle sõjakulgu igaveseks. Et mõista, miks see nii on, peame esmalt vaatama, mis Jedi tegelikult on. Õnneks on Ukraina kaitseministeerium jaganud selle võimsa uue drooni üksikasjalikke tehnilisi andmeid, avaldades selle kaalu, kandevõime, kiiruse ja lennuulatuse. Tänu sellele teame, et Jedi, või kui kasutada selle täisnime, Jedi Shahid Hunter, on vertikaalse stardiga koptertüüpi tõrjedroon. See koosneb kergest, kuid vastupidavast raamistikust, millel on paigaldatud 4 suure jõudlusega elektrimootorit ja mida toidab suure mahutavusega aku. Kaaludes veidi üle 4 kilogrammi ehk peaaegu 9 naela on Jedi kompaktne ja kerge, kuid sellel on jõud, et vaenlase droone hämmastava kergusega hävitada. See suudab kanda kuni 500 grammist ehk veidi üle 1 naela raskust lasti ning tõusta kuni peaaegu 20 000 jala ehk 6 kilomeetri kõrgusele. Lisaks võimaldab suure mahutavusega aku Jedil lennata pikema aja jooksul ilma voolu lõppemiseta, võimaldades tal kaitsta õhuruumi kuni 40 kilomeetri ehk 25 miili raadiuses. Kuid ilmselt on selle kõige olulisem tehniline näitaja selle kiirus. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel suudab Jedi saavutada tippkiiruseks kuni 350 kilomeetrit tunnis, mis on ligikaudu 220 miili tunnis. See on oluline, sest selle drooni ülesanne on jälitada ja kinni püüda teisi droone ning selleks peab ta olema piisavalt kiire, et neile järele jõuda. Õnneks liiguvad paljud Venemaa kõige sagedamini kasutatavad droonid Jedist märksa aeglasemalt. Näiteks Kremlile kuuluvad Shahid-klassi droonid lendavad tavalisel kiirusega umbes 185 kilomeetrit tunnis ehk 115 miili tunnis, mis on poole aeglasem kui Jedi. See teeb Ukraina muljet avaldavalt uute püüdurite jaoks nende tabamise ja hävitamise suhteliselt lihtsaks. Lühidalt öeldes on Ukraina suutnud luua püüdurdrooni, mis ühendab endas hävitaja tippkiiruse ja multirootori drooni paindlikkuse. See suudab startida peaaegu kõikjalt ilma katapultide või lennuradadeta ning tal on võime hävitada kõik peamised droonid Venemaa arsenalis. Ja Jedi muutub veelgi muljetavaldavamaks, kui vaadata lähemalt, kuidas see tegelikult töötab. Juhtimismeeskonnad haldavad nende lennukoordinatsiooni, sidepidamist ja sihtimist maapealsetest jaamadest. Samal ajal, kui lähedal asuvad radarisüsteemid edastavad droonile reaalajas andmeid, kui see on õhus. See võimaldab tal automaatselt sihtmärkidele lukustuda ja neile kiiresti ning tõhusalt läheneda. Ja asjaolu, et tegemist on radari andmetest juhitava süsteemiga, tähendab, et see annab Ukraina droonimeeskondadele veel ühe võimaluse ootamatute või äkiliste õhurünnakutega tegelemiseks. Jedi püüdur on varustatud nii päevavalgus kui ka termokaameratega. See on äärmiselt oluline, sest paljud Venemaa droonirünnakud toimuvad öösiti pimeduse varjus. Kui Jedil oleksid ainult päevavalguskaamerad, võiks tal olla raskusi vaenlase droonide tuvastamise, ründamise ja hävitamisega öösel. Aga tänu oma termokaameratele ei ole Jedil mingit raskust Venemaa Shahedide ja teiste droonide jälitamisel, nii päeval kui öösel, samuti ka halva nähtavusega perioodidel, näiteks kehvade ilmastikutingimuste korral. Üks asi, mida Ukraina kaitseministeerium pole avalikustanud, on täpne lõhkepea või sütik, mis Jedile on paigaldatud. Kuna me teame, et see suudab kanda 500 grammist kasulikku koormust, viitab see tugevalt sellele, et see droon ei ole mõeldud lihtsalt vaenlase droonidega kokku põrkama või neid rammima, vaid tegelikult nende õhku laskmiseks enne, kui nad jõuavad oma sihtmärkidele lähedale. See on samuti väga oluline, sest mõned Venemaa droonid, hoolimata sellest, et neid on üsna lihtne ja odav toota, on suhteliselt vastupidavad. Näiteks Shahedi tüüpi droon võib potentsiaalselt õhus kokkupõrke üle elada ilma fataalsete kahjustusteta, võimaldades tal jätkata oma lennutrajektoori ja tekitada sihtmärgile kahju. Tavaliselt oleks vaja ideaalselt ajastatud laukkokkupõrget, et selline droon ainuüksi löögijõuga alla tuua. Kuna Jedi on aga varustatud omaenda lõhkeainetega, mis võivad hõlmata väikest plahvatust, killuefekti või lähiplahvatuse mõju, ei tohiks tal olla mingit raskust tekitada vajalikku kahju Shahedi propelleritele, juhtpindadele, mootoritele või juhtimissektsioonidele, et need järjepidevalt rivist välja lüüa. Muidugi on üks asi rääkida drooni tehnilistest näitajatest või võimalikest võimetest,
kuid aastate jooksul on olnud palju sõjalisi uuendusi, mis kõlavad paberil suurepäraselt, kuid ei suuda end päriselus lahinguolukordades tõestada. Õnneks Jedi nende hulka ei kuulu. See pole lihtsalt teoreetiliselt võimas täiendus Ukraina arsenali, see on end juba tõestanud. Kaitseministeerium kinnitas 2026 aasta märtsis, et Jedid kasutatakse juba erinevat tüüpi Vene droonide tabamiseks ja hävitamiseks. Nende hulka kuuluvad eelmainitud Shahidid, mis on olnud Kremli drooniarmee selgrooks juba mitu aastat, samuti teised ründedroonid nagu Jerinid ja Gerberad. Jedi on tõestanud oma väärtust ka Zala ja Supercam luureplatvormide vastu, nii et see pole mitte ainult võimeline Venemaa õhurünnakuid tõrjuma, vaid suudab hävitada ka Venemaa õhusilmad ja jätta vaenlase ilma kogu olulisest luureinfost. Strateegilises mõttes on see Ukraina jaoks hindamatu. See tähistab selget muutust riigi droonisõja taktikas, selget üleminekut või isegi arengut improviseeritud vastudrooni taktikatest. Palju selgemalt määratletud, integreeritud ja skaleeritava lühimaa õhutõrjekihini, mis suudab toetada mitte ainult eesliini üksusi, vaid ka kaitsta olulist tagalataristut. Jedi lisab veel ühe kihi Ukraina juba niigi ulatuslikule ja keerukale õhutõrjevõrgustikule. Kui Inna radarijaamad edastavad neile droonidele pidevalt ja stabiilselt reaalajas infot, suudavad need järgida selgeid, etteaimatavaid ja täpseid trajektoore, et tabada lähenevaid sihtmärke. Lisaks, kuna need on võimelised kiireks vertikaalseks õhkutõusuks peaaegu kõikjalt, saavad mobiilsed üksused neid droone transportida ja paigutada võtmekohtadesse, linnade, asulate, logistikasõlmede või kriitilise taristu nagu alajaamade, energiarajatiste ja sildade lähedusse. Kui droonid on õhus, võtavad Jedi droonide juhtimise üle väljaõppinud operaatorid ja maapealsed meeskonnad, tagades, et võimalikult paljud neist leiavad ja hävitavad oma sihtmärgid, päästes sellega elusid ja kaitstes taristut. Oluline on märkida, et Ukraina on juba praegu äärmiselt tõhus Vene droonide allatoomisel. Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse SEPA 2026 aastal avaldatud aruande kohaselt suutis Ukraina 2025 aasta detsembris maha suruda või hävitada veidi üle 80% Vene õhusihtmärkidest. Ja see näitaja tõusis 2026 aasta veebruariks üle 85% ning märtsis tõusis see taas peaaegu 90%-ni. Kuigi Venemaa lasi märtsis Ukraina pihta umbes 28% rohkem droone kui veebruaris, suutsid Kiievi kaitsjad siiski suurema osa neist hävitada. Ukraina on juba mõnda aega suutnud regulaarselt hävitada vähemalt 80% Venemaa droonidest, kasutades selleks suhteliselt lihtsaid tõrjedroone, õhutõrjesüsteeme, tõrjerakette ja mobiilseid üksusi. Kui Ukraina lisab oma arsenaliga Jedi, võiks ta hakata igakuiselt järjepidevalt alla tooma. Vähemalt 90% Venemaa droonidest või isegi jõuda 95% piirini. See on üks riigi kaitseministri Mihhailo Fjodorovi põhieesmärke, nagu ta ütles, 2026 aasta veebruaris. Eesmärk on tuvastada 100% õhust lähtuvatest ohtudest reaalajas ja tõrjuda vähemalt 95% rakettidest ja droonidest. Kuna üha vähem Venemaa droone ja teisi õhust lähtuvaid ohte, nagu tiibraketid ja ballistilised raketid, jõuavad tegelikult sihtmärkideni, muutuvad Kremli õhurünnakud palju raiskavamaks ja vähem mõjusaks. Ukraina suudab aeglaselt, kuid kindlalt oma õhuruumi sulgeda ja kaitsta oma rahvast ning taristut nende rünnakute eest, sundides vaenlast kas oma strateegiat ümber kirjutama või lihtsalt taanduma, tunnistades lõpuks, et see on sõda, mida tal pole lootustki võita. On mitmeid selgeid põhjuseid, miks Jedid võivad osutuda kõige olulisemaks pusletükiks nende eesmärkide saavutamisel. Aga enne kui sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Nüüdseks on Ukraina selle eesmärgi nimel juba mõnda aega töötanud, ikaajalise plaaniga kujundada, arendada ja integreerida tõrjeldroonid oma õhutõrjevõrku. Miks? Sest nad mõistavad, kui väärtuslikud need vahendid on. Sõjas, kus ülekaalu on saanud droonid ja õhurünnakud, mitte traditsioonilised rindepealsed tankide ja soomukitega rünnakud, on mõlemad pooled võidelnud selle nimel, et saada ülekaal õhus. Venemaa on tuginenud jõhkra jõutaktikale, kasutades oma majanduslikku võimsust odavate droonide tootmise suurendamiseks ja üha suuremate drooniparvede saatmiseks Ukraina vastu kuude ja aastate jooksul. Ukraina on samal ajal pidanud mõtlema raamidest välja, et sellele kasvavale ohule vastu seista. Algselt oli peamine viis droonidega tegelemiseks nende pihtatõrjerakettide tulistamine, kuid sellel lähenemisel on selge probleem.
See ei ole üldse kulutõhus. Kui sa tulistad potentsiaalselt $1 000 000 maksva raketi lihtsalt selleks, et hävitada droon, mille valmistamine maksab vähem kui $1000, oled sa selles võrrandis selgelt kaotaja poolel. Ja arvestades, et Ukrainal ei ole sama majanduslikku jõudu nagu Venemaal ning ta peab toetuma oma liitlaste abile kogu läänes. Et varustada seda õhutõrjesüsteemide ja rakettidega, said Ukraina komandörid kiiresti aru, et nad ei saa pikaajaliselt tugineda tavapärastele õhutõrjesüsteemidele. Nad pidid leidma odavama ja nutikama viisi, kuidas Kremli drooniparvedega toime tulla. Ja mis oleks parem viis drooni hävitamiseks kui teise drooniga? See on palju tasakaalustatum meetod, kus mõlemad droonid neutraliseerivad üksteist tõhusalt ning see on ka palju taskukohasem. Kuigi Ukraina kaitseministeerium pole täpselt avaldanud, kui palju Jedi maksab, on selle keskmine ühiku hind vaid murdosa tüüpilise tõrjeraketi hinnast. See madal hinnatase võimaldab Kiievil toota oma tõrjedroone tohututes kogustes, mis on vajalikud Venemaa suurte parvede neutraliseerimiseks. Tõepoolest, 2026 aasta jaanuaris kinnitas kaitseministeerium, et sõjaväeüksused saavad juba iga päev üle 1500 anti-shahiidi tõrjedrooni. See on oluliselt tugevdanud üksuste võimekust õhuohtude tõrjumisel mitmel tasandil, alates eesliinist kuni tagalate kaitsmiseni. Nii kõrgete tootmismahtude juures ei ole tegelikult oluline, kui palju droone Venemaa Ukraina pihta tulistab, sest Ukrainal peaks olema rohkem kui piisavalt tõrjedroone, sealhulgas Jedisid, aga ka teisi mudeleid, et igaüks neist alla võtta. Sellel lähenemisel on lisaks see eelis, et see aitab säästa Ukraina piiratud raketivarusid, sest nagu mainitud, on rakettide tootmine palju kulukam. Ja kuigi Ukraina toodab tänapäeval palju oma rakette, nagu Long Neptune ja Flamingo, sõltub ta suuresti lääne liitlastest, kes varustavad tema kõige võimsamate õhutõrjesüsteemide jaoks vajalike tõrjerakettidega. Näiteks Patriot-süsteem on ainus süsteem, mis on osutunud piisavalt tõhusaks, et töötada mõnede Venemaa kiireimate ballistiliste rakettide nagu Iskander M ja Kinzhal vastu. See töötab ainult Ameerika PAC-2 GEM-T rakettidega. Üks PAC-3 maksab umbes $3 miljonit ja USA toodab neid igal aastal vaid 500 kuni 600 tükki. Ja Ukraina on vaid üks paljudest riikidest, kes ootab järjekorras, et neid osta. Selle tõttu on Kiiev kogu konflikti jooksul saanud vaid veidi üle 600 PAC-3 õhutõrjeraketi, mis on siiski korralik kogus Venemaa raketiohu tõrjumiseks. Aga see tähendab ka seda, et nendele süsteemidele ei saa iga päev lootma jääda vaenlase õhuvahendite hävitamisel. Samuti ei saa Patrioti ja teisi sarnaseid süsteeme raisata odavate droonide allatulistamiseks. Selle asemel tuleb neid kasutada säästlikult ja ettevaatlikult, et saada igast raketist maksimaalne kasu. Siin tulevadki mängu Jedid. Kui Ukraina hoiab oma Patriote ja teisi suuri raketitõrjeplatvorme reservis, et tõrjuda suuremaid ja ohtlikumaid ohte, saab ta iga päev välja saata 100 tõrjedroone, ilma et peaks muretsema tohutute rahasummade raiskamise või piiratud võtmemoonavarude ammendumise pärast. Sõja jõudes 5. aastasse on selline ressursihaldus olulisem kui kunagi varem. Mõlema poole majandustele ja sõjatööstuse tootmisvõimsustele avaldatakse suurt survet ning kumbki ei saa endale lubada miljonite dollarite väärtuses moonade lihtsalt äraviskamist ilma, et sellest investeeringust mingit tõsist tulu saadaks. Iga ressurss lööb selles etapis. Ja samal ajal kui Venemaa jätkab jonnakalt oma raiskavaid taktikaid, mängib Ukraina palju targemat mängu, pöörates õhutõrje majanduse enda kasuks, kasutades odavamaid ja lihtsamaid vahendeid, mille väärtus on tuhandetes dollarites, mitte miljonites. Ja Ukraina ei pea selleks midagi ohverdama ega panema oma inimesi ja taristut mingisse täiendavasse ohtu. Tegelikult sobituvad selle Jedi-droonid ideaalselt riigi sõjaplaaniga ja 2026. aasta konflikti praeguse taktikalise reaalsusega. Praegu toetub Venemaa oma parvetaktikale kui oma laiemat sõjaplaani olulisele osale. Venemaa saadab regulaarselt ühe öö jooksul 100 ründedroone üle Ukraina piiride, kasutades madala kõrgusega marsruute, et vältida radarite avastamist ning ööpimedust, et veelgi raskendada Ukraina avastamis- ja tõrjeoperatsioone. Kremli komandöörid loodavad, et see taktika osutub Ukrainale liiga koormavaks, sundides vastaseid raiskama aega, raha ja ressursse kaitsetegevustele, samal ajal kui vähemalt osa droonidest ja järgnevatest raketirünnakutest jõuab sihtmärkideni ning põhjustab kaotusi. Tõrjedroonid on sellele lähenemisele parim vastumürk. Need viivad Ukraina kaitseliini otse õhku, võimaldades leida, jälitada, kinni püüda ja hävitada ohu enne, kui see jõuab lõppfaasi. Ja amed näitavad, et see strateegia mitte ainult ei tööta, vaid ületab ka ootusi.
Ukraina ametnikud on kinnitanud, et näiteks 2026. aasta veebruaris vastutasid tõrjedroonid Kiievi ümbruses rohkem kui 70% hävitatud šahiidide eest. Aprillis jagas kaitseminister Fjodorov oma ametlikul Telegrami kontol veelgi julgustavamat statistikat. Märtsis hävitasid tõrjedroonid rekordiliselt üle 33 000 erinevat tüüpi vaenlase drooni, mis on 2 korda rohkem kui eelmisel kuul. Nüüd avaldas Teaduse ja Rahvusvahelise Julgeoleku Instituut samuti 2026. aasta aprillis raporti, mis tõi esile tõrjedroonide kasvava rolli ja tohutu väärtuse Ukraina kaitsekampaanias. Märgitakse, et isegi kui Venemaa püüdis oma rünnakuid intensiivistada, jõudis sihtmärkideni tegelikult vähem nende šahiid-droone. Hoolimata rekordilisest stardimahtude arvust langes tabamiste protsent, mis viitab parematele tõrjevõimekustele, sealhulgas tõrjedroonide kasvavat rolli, mobiilseid tulegruppe ja kihilisi kaitsesüsteeme. Selliste andmete põhjal pole raske mõista, miks Ukraina on olnud nii innukas tõrjedroonide tootmisse investeerima ning kuidas need väikesed, kuid mõjusad täiendused riigi õhukaitsesse võivad sõja kulgu täielikult muuta. Teine suur eelis Jedide ja nende sarnaste droonide puhul on nende paindlikkus. Nagu varem mainitud, suudavad nad mitte ainult hävitada Venemaa ründedroone nagu šahiidid ja džeriinid, vaid ka luure- või vaatlusdroone nagu Zala ja Supercam mudelid. Nende õhuluureplatvormide tähtsust ei saa alahinnata. Kuigi neil ei pruugi olla otseseid ründevõimeid, koguvad need droonid andmeid, mida Kremlile alluvad suurtükiväeüksused ja maaväed vajavad oma rünnakute tõhusaks läbiviimiseks. Need hoiavad Venemaad kursis Ukraina vägede koondumiste, vahendite paiknemise ja liikumisega nii maal kui ka õhus. Kui Ukraina suudab need hävitada, katkestavad nad need andmeliinid, vähendades oluliselt vaenlase poolt kogutava ja rünnakute planeerimiseks kasutatava teabe hulka. See omakorda peaks muutma olukorra Vene üksustele palju raskemaks, sundides neid üha enam tegutsema pimesi, mis toob kaasa suuremad riskid ning suurema tõenäosuse ebaõnnestumiseks, kaotusteks ja ressursside raiskamiseks. Ukrainal on samal ajal lihtsam kaitsta oma kõige olulisemaid asukohti, nagu taktikalised peakorterid, juhtimispunktid, laskemoonalaod ja varustusliinid. Samuti saab Ukraina ümber paigutada ressursse ja manööverdada üksusi ilma hirmuta, et Venemaa jälgib iga nende liigutust ülevalt ja ennetab nende järgmisi samme. Lühidalt öeldes on Jedi püüdurite lisandumine Ukrainale tõeline murrang. Need taskukohased skaleeritavad droonid on lihtsad kasutada, piisavalt odavad, et neid massiliselt toota ja piisavalt vastupidavad, et hävitada peaaegu iga vaenlase droon, millega nad kokku puutuvad. Nende olemasolu tekitab Venemaale probleemi, mida ta ei suuda lahendada. See on otsene ja võimas vastulöök tema tohutule droonirünnakule. Ja veel üks näide sellest, kuidas Ukraina uuenduslik kodumaine kaitsetööstus areneb ja kohaneb selle sõjaga, tasakaalustades jõudusid oma vaenlasega ja muutes end samal ajal suure osa ülejäänud maailma kadeduse objektiks. Ja see on vaid üks viis, kuidas Ukraina täiustab oma droonisõja taktikat. Saad rohkem teada riigi uue taseme drooniuuendustest selles videos, mis käsitleb tehisintellektil põhinevate droonide võimalikku mõju konfliktile. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina tank tegi hiljuti midagi, mida eksperdid pidasid võimatuks. Ja lõpuks kindlasti telli The Military Show kanal, et saada rohkem põhjalikke analüüse ja detailseid taktikalisi ülevaateid nagu see.